olles valmis. Vivatbet. No nii, Ott Tänak. Sardiinia MM-ralli on sulle pakkunud päris palju ilusaid hetki. Oled siin saanud esimese poodiumi, esimesed võidud. 3 korda olnud esimene. Et kui palju sa nüüd siia rallile tulles neid vanu võite endaga kaasa võtad või selle peale mõtled, et siin on mul alati hästi läinud ja saab tulla hea tundega? Ei ole sellist mõtet kunagi olnud ja mis on tehtud, see on tehtud. Et täna on kahjuks see kõik ajalugu, et tuleb siis kirjutada järgmist ajalugu. Kuidas nüüd Sardiinia eelse ettevalmistusega rahule jääd? Meil õnnestus teha üks poolepäevane, paaritunnine lühikene test. Et ma arvan, et see iseenesest oli hea, et me siia tulime, et oli aru saada, et päris nii-öelda sama mitsiga lööma nagu Portugalis siin ei õnnestu. Et tuli ikkagi natukene toimetada seadistuse kallal nii palju, kui see vähegi võimalik oli selle lühikese ajaga. Aga eks homne näitab, et täna kahjuks see testikatse oli selline mikiire katse, et siit väga palju aru ei saanud. Sest Portugali omast ei olnud siis midagi kaasa võtta, seadistus pidi ikkagi täiesti siinsete olude peale ringi mängima asjad või? No see ei olnud võimalik, et see paari tunniga nii palju ei jõudnud, aga oli aru saada, et täitsa nii-öelda sama asjaga edasi ei lähe. Homme on ka üks täiesti uus katse, mida Vertsis ei ole varem olnud, üks 18-kildine. Mida see endast kujutab, missugune katse see on? Esimene pool katset või isegi võib-olla üle poole on suht kiire mingi pikkade sirgetega keskel ja siis viimased 4-5 kilomeetrit päris aeglane ja tehniline. Kuidas sulle seal katsel, seal on üks lõik, kus on puidust sillad ja hästi kitsas tee, et kas see on sõitja jaoks ka siuke huvitav, niisama läbi sõites tundus siuke väga, väga äge koht, aga kui palju seal sõidumehele siukest ägedust kaasa tuleb? Ma ei oska öelda, kui äge ta nüüd otseselt on, aga jah, kindlasti siuke omamoodi tee, aga eks tegelikult suht tüüpiline Sardiiniale, et enamus teid Sardiinias on ikkagi sellised ühe auto laiused ja kas nad on siis sillad, barjäärid või lihtsalt kivikaljude vahel, aga üldiselt enamus on ikkagi kitsas. Palju siin ilm võib rolli mängima hakata, et ühtepidi 30+ lubab iga päev, samas testikatse alguses korraks ka üllatuslikult veidi tibutas, et kui palju ilm võib siin kaarte segada? Pigem lihtsalt soe ilm tuleb. Mis see Sardiinia ralli sinu jaoks eriseks teeb või mis siin kõige raskem on, mida sõitjad peavad kõige rohkem jälgima? Eks pinnas on raske, kaljune pinnas, et võib-olla esimene ring kindlasti on katsed, mis on väga nii-öelda siledad, aga samas üliliivased, libedad. Aga samas on lõike ja teid, mis on nii-öelda väga karmid siis nii-öelda oma üksikute maakividega või lihtsalt maast välja nii-öelda enda ajavate kividega, et eks rehvidele, väljadele, autole ja lõpuks ma arvan temperatuur ka, et kõik see kokku on ikkagi omajagu raske. Kui senise info põhjal, kui hästi siin need Hankooki rehvid võivad vastu pidada või nii-öelda polaimu veel? Eks me ralli jooksul näeme, et iseenesest sama rehv, mis Portugalis. Need teeolud, sa ütlesid, et kivid tulevad välja ja sa oled siin palju sõitnud, et kui palju sa selle legendi koostades oskad ette näha, milliseks need teed sõidu ajal muutuvad ja vastavalt sellele siis legendi kirja panna? Ei oska, see on ülikeeruline ette näha, et pigem sellist asja ei ole võimalik ette näha, et iga aasta see ei oleneb, mis on talv teinud ja kui palju on teid remontitud, aga ega sinna alla ei näe.